Tere päevast, keda ei ole veel tervitanud ja head erakonnakaaslased. Pärast sellist sütitavat kõnet edasi minna on ainult rõõm ja täna on kogunenud siia meie erakonnakaaslased, kes on eestimeelsed, kes tahavad Eestit hoida eestlastele ja näevad visiooni, kuidas seda teha. Ja EKRE on ainuke erakond, kes suudab pakkuda lahendusi. Võime mõelda küll, et Riigikogu võngutab sooja õhku, kuid ainukesed, kes suudavad välja tuua ka reaalseid mõtteid seal, see on EKRE. Ja väide, et EKRE ei paku lahendusi, on esmaseks silmakirjalik ja teiseks see ei ole tõene. Nüüd tahan tänada kõiki siin olijaid usalduse eest, nii möödunud juhatusele kui ka praegusele juhatusele. Ja kui nüüd mõtleme, mis toimus aasta tagasi, natuke rohkem kui aasta tagasi, juunikuus, kus meil toimus nõndanimetatud pereheitmine ja mina seda enda jaoks nagu mõtestan selliselt, et paha veri sai välja lastud ja nüüd uue verega uueks peale tuleb uued liikmed. Sellest aastast on meile 600 uut liiget tulnud, et uued liikmed suudavad meie mõtteid edasi viia ja EKRE-t tõsta veel kõrgemale. Nii et lähenevad kohalike omavalitsuste valimiste kontekstis on hästi oluline uue nägemuse toome uute inimeste kaasamine ja vaadates oma piirkonda Ida-Virumaad, siis tegelikult meil hakkab Narvas hakkab asi paranema, Lüganusel hakkab asi paranema, et EKRE-t leitakse üles ja inimesed on teadvustanud, Eesti lahendus on EKRE ja Eesti trump on EKRE. Aitäh!